Tere sõbrad, käes on 4. märts ja nagu ikka 4. märtsil on meil telefonisaade. Võiks ju küsida, miks nii, et kas meil on mingid uued traditsioonid. Ei ole, sellepärast, et just nimelt praegu toimub Barcelonas telefonide saade. Näidatakse väga palju uusi telefone või ma teeks, väga palju näidatakse, mõnda ikkagi näidatakse. Ja seepärast ennem, kui me räägime päris telefonidest, et meil on siin täitsa ka päris telefonid olemas, räägime me siis nendest telefonidest, millest Barcelonas räägitakse. No kui räägitakse? No tegelikult juba räägiti, kui me täpsed oleme siis pühapäeval juba. Pühapäeval räägiti ja pärast seda ei ole keegi enam midagi rääkinud. Ja, no 2 varianti, kas lihtsalt ei näidatud, kes sult midagi huvitavad või lihtsalt kedagi ei huvita. Aga mida näidati? Samsung või millest me alustame? Mida näidati? HTC võib-olla hoopis? HTC jällegist uus nii-öelda siis flagship, kuidas nüüd öeldakse, siis nagu kõige telefon. Tipptelefon. Tipptelefon One, HTC One. M9. Koodnimi M9. M9, salajane M9. Ja no mis seal siis muutus? Mis seal muutus? No tegelikult, kui peale vaadata, siis ei muutunud midagi kätte võtta, siis saad aru, et midagi on korpuses teistmoodi. Ja ta nagu oli imelik, et natukene nagu need tagapoole mehed, need, kes disainisid selle alumise külje, need on nagu teinud seda üks varuga, teinud sellise metallist hästi, mis iganes masinate süsteemide. Võib-olla nad mõtlesid, et nad teevad... Külje ja siis esimese poole mehed on teinud liiga väikse telefoni ja selle pand sinna lupsti sisse. Ma mõtlen, võib-olla juhtus neil niimoodi, et nad tegid valmis nagu ütleme siis tagakaane või selle metallist osa, mida nad pidid aastaid ette juba tegelikult tellima, nagu, et saada nagu materjale ja kõik asju ja teha see mingit jõudlust ja kõike muud. Ja siis tuli välja, kurjam, aga me ei saa nii suurt ekraani sinna panna. Ja sinna pandigi muidu väiksem ekraan, 5-tolline, nagu ikka on ju. Full HD, ka nagu ikka, et see natuke paneb nagu õlgu kehitama. Gigarammi pandi juurde. Jah, nüüd on 3, aga põhimõtteliselt välimuselt niimoodi esimese hooga küll seal väga palju ei ole muutunud, aga kvaliteet ja viimistlus ja ehituskvaliteet, see on väga-väga hea. Kaamera ava või siis ütleme see nagu klaas on ka safiirist nüüd. Ja on suurem kuidagi seal tagapinnal, et pidi olema jälle parem. Me ei taha rääkida üldse rohkem nüüd enam HTC-st, mis on kahtlemata väga ilus telefon. Räägime kiiresti ka Sonyst. Mina tahan veel ühe asja öelda tegelikult siin. Võib-olla tegi HTC liiga hea telefoni 3 aastat tagasi M7 näol ja täna kuidagi on see liiga tavaline. Mitte võib-olla, HTC ongi teinud erakordselt kena disainiga telefoni. Ilmselt kogu nende raha ongi läinud sinna inseneride kätte ja nende pinkide kätte, kes välja voolivad need robotid seal, et nendele on antud liiga palju raha ja neil ei ole PR-i jaoks raha jäänud ja keegi ei tea, et nad teevad väga häid telefoni. Et sellest on ausalt kahju ja neil ei ole kuhugi enam minna, sest nad on teinud kogu aeg nagu nii hea telefoni, et järgmine... Nad on natuke selline Apple'i staatuses mingil määral aga neil ei õnnestu selle teate levitamine. Küll aga õnnestub väga hästi oma teadete levitamine Samsungil. Ja Samsung levitab siis nüüdsest 2 telefoni alates aprillikuust. Need on mõlemad S6-d. Mis mõttes? Täpselt sama nimega? S6 Edge. Vaata, Edge on nagu see mobiilivõrk oli kunagi hästi aeglane. Üks on siis S6 Edge, teine on siis S6 G4, ei tegelikult ei ole. Et nad on kõik nagu vähemaks võtnud sealt telefoni, sest on nagu aeglasem siis. Aga Edge muidugi tähendab loomulikult seda, me jõuame ka päris telefonis selle nimel on laual ka üks Edge, aga siis S6 Edge on siis selline, millel mõlemad need servad on sellised kumerad. Me saame siin nagu näidata ühte serva, et panna siia peegli vahele. Selles mõttes, et nagu, see on nagu prototüüp sellest S6-st, et siin on üks servakõver, aga S6-l on siis mõlemad servad kõverad. Ekraan, nagu ma loen, on nad siis sinna pannud 5,1 tollise, mitte väga suure ekraani ja millel on siis 4-kordne HD, 2560, 1440 pikslit ja 577 pikslit siis tolli peale erakordselt terav, AMOLED ekraan, väga ilus, aga muidugi just see kaardusekraanide teema, see on siis see, mille peale me ei ole ise telefoni näinud, aga näiteks siin hea kolleeg Henrik Roonemaa, kellega ka rääkisime, esmaspäeval käis just seda telefoni ise vaatamas, kui see kate tõmmati ja tema emotsioonid olid ka väga positiivsed, ütles, et Samsung tegelikult üllatas, et disaini mõttes täiesti üllatas, et see telefon on ka sellise monoliitse nagu ehitusega, et enam ei saa sealt tagakaant ära võtta, nagu ma aru olen saanud, akut ei saa vahetada. Mõlemal siis nii... Mõlemal, jah. Just nii S6-l, Edge'il kui võis tavaline. Jah, et siis see tavaline S6 nii-öelda, et see pidi olema suhteliselt, ongi igas mõttes tavaline, et seal midagi ei kaardu kuskile ja seal ei ole ka midagi nii põnevat. Hindadest ka Eestisse jõuab ta siis aprilli alguses ja kõige kallim, räägime kõige kallimast, sest on huvitavalt rääkida, on siis lõpuks ületanud müstilise 1000 euro piiri, ehk siis 128 mega või gigabaidise mäluga Edge.
maksab 1049 eurot. Just, et enam mälukaarti ei saanud panna, sa juba ütlesid seda, eks ole. Ma vahepeal siin olin Kumera ekraani lummuses. Ja sa jäid siia kinni, ma nägin, jah. Vaat sellised telefonid, kui ta nagu ei ole siis raha Kumera serva jaoks, on siis tavaline Edge, tavaline serv, eks ole, Edge on nagu serv, ütleme siis nii, aga kui on raha rohkem, siis on võimalik osta Kumer. Sony, ma tahtsin tegelikult Sonyst ka juba rääkida, aga mul läks vahepeal see meelest ära. Ega Sony väga palju seal midagi väga huvitavat vist ei ole näidanud, küll aga näitas ta uut tahvlit, Z4. Kergem, õhem, natukene rohkem akut. Vaat, kuulan sind huviga. Imelik on see, et Sony peaks olema justkui sinu selles mõttes DNA-s nagu natukene sees, aga lasid sellise asja mööda nagu, et tegelikult Sony telefonide vallas ei üllatanud millegagi. Aga üks tahvel tal tuli midagi erilist seal nagu selles mõttes, et peale vaadates ei ole, aga veel õhem kui näiteks ER2, veel kergem kui ER2, kui me võrdleme nüüd siis ikkagist nagu Apple'iga asju. Nad on suutnud lõpuks ära kaotada sealt väidetavalt siis need imelikud lapatsid, mis olid erinevate portide peal, kui sa pidid laadima panema oma seadme, siis sa pidid... No nüüd on portid siis tehtud veel kindlaks, nagu ma aru saan. Tundub nii, mis on väga kihvt. Ja nad on teinud seal natukene tarkvaraarendust selles mõttes, et see tarkvaraarendus on seotud sellega, et pakutakse juurde ka, keegi hinda veel ei tea, ei ole öeldud, aga pakutakse juurde ka klaviatuuri koos trackpadiga. Ehk et sul on võimalik siis kasutada seda nagu nii-öelda siis Androidi arvutit. Ei, ma ei ole üldse kuidagi pidi skeptiline, vastupidi, tegelikult Sony tahvlid, ka seesama, kui ma ei eksi, oli vist Z3, see väiksem Sony tahvel. Millest me nagu jõudnudki mingit saadet teha, sest kogu aeg laua peal me siin aga väga kvaliteetne ja oli ka isegi eelmine, ka Sony Z2 oli ka väga kvaliteetne tahvel, et tegelikult Sony teeb kenasid Android-tahvled, kui üldse... Ja veekindel muidugi, ainukene tegelikult tahvel, mis on veekindel. Nii et selles mõttes väga tore, et sealt tuleb selline tahvel, aga Sonylt tõenäoliselt kevadel nüüd uut telefoni ei ole ilmselt oodata, et nad on tõmmanud ikkagi natukene, omal keeranud seda tootmisliini aeglasemaks, et vaata, eelmisel aastal Sony ju tegi 2 telefoni aastas lausa, tulid IFA-l ja siis tuli jälle Barcelonas. Aga räägime siis nüüd nendest asjadest, mis meil siin laua peal on, juba natukene tegelikult rääkisimegi sellest samast Edge'ist, S6-st. See on siis Note Edge. See on see sama telefon, mis IFA-l siis esmakordselt välja toodi. Nüüd on ta lihtsalt siis Eestis müügil ja seetõttu on ta ka meil lõpuks laua peal, et muidu teda siin laua peal ei oleks. Ja siin nüüd asja teebki siis nagu nii-öelda erakordseks see Kumera ekraaniserv ja see ei ole lihtsalt, et ei ole, et nad on keeranud selle ühe suure ekraani Kumeraks, et tegelikult see asi siin on nagu eraldi ekraan. Et see on võimalik silitada seda seal niimoodi vaikselt. Praegu ma väga diskreetselt seda silitasin, ma võin seda veel näidata, et see võttis nagu natuke aega. Ma alguses ei saanud muidugi aru, et pikemalt nagu silitama. Et kuidas see läheb põlema, aga kui teha niimoodi tundlikult, natuke aega ja siis tekkis siia kohe selline esijärgne teavitus ja nagu näha suur ekraani põle. Ja nüüd siis sellise elegantse pöidla sipsuga, mis alati muide ei toimi, aga ja on võimalik siis hakata siit valima nagu neid, minul alati ei toimi, nüüd jälle toimib, et ma saan aru, et see on nagu see omadus praegu, et sul vaata põhiekraani põle. Põhiekraani põle, jah. Sul on ikkagist ekraan nagu põlepand ühes osas. Kustutame uuesti ära, teeme selle silitamisliigutuse ja nüüd siis saan näiteks lahti siis kohe oma mingid valitud lemmikrakendused ja ma saan kohe nüüd siia näiteks lupsti hüpata sisse. Muidugi siin, mida sa juba enne näitasidki, kui ma siit tõmban alla sellise kardina selle ekraani pealt. See läksid liiga aeglaselt. Ma läksin kohe väga aeglaselt seisma. Et siis on võimalik... Nüüd sa panid kõik korraga panin kõik tööle. Tegelikult on siin näha, eks ole, siin on joonlaud on ju, et kohe saab ära mõõta näiteks, kui pikk on konkurent telefon on ju. Ja siis tulevad siin igasuguseid muid asju veel, täpselt nagu taskulamp või stopper ja need tegelikult siis jooksevadki siin ülemise ekraani peal. Kas neid saab muuta ka nagu? Neid, ma pean tunnistama, vist nagu ei saa muuta, mis nagu need kiirvalikud on, et taskulamp kohe täna veel ei ole see tarkvaralist nii palju arenenud. Ja küll, aga saab muuta siis nüüd seda muud kraami, et siit altpoolt avanevad tegelikult settingud, aga selleks tuleb ilmselt panna telefon käima, et praegu ta ei käi. Aga jäimegi sinna pooleli, et kui ma nüüd siis vajutaks mingi oma lemmiku peale, et see lahti teha. Tahaks piltida kiiresti. Ma vajutan selle fotokaamera peale, alati see nagu näha ei töötast, ma vajutan nagu kuidagi mitte pädevalt. Näpud on nii külmad. Aga näed, selle asemel, et avaneb kaamera, avaneb hoopis mul nüüd see koht siis, kus ma pean uuesti libistama
mis on tegelikult päris hea möödalaskmine mingil määral küll. Ma ei saa aru sellest. Ja see on selline tarkvaraline asi, mis on läinud kuidagi rappa, et on tehtud kihvt asi, aga keegi pole läbi testinud. Võiks ju kaamera avaneda kohe, eks ole. Ja tegelikult siis kaamera on muidugi heas mõttes näide, et kuidas siis nagu see serv on nüüd kasutusel täitsa eraldi menüüribana, et muidu oleks ta siin ekraani peal, aga nüüd kogu see kribukrabu ja nupud on siis siin üleval ja siit saab selleks, et ma pildistades ma pean näpuga siin üles vajutama. Selleks sa pead näpuga siin üles, aga mis ei ole muide mugav, sest või tähendab, mis on mugav, et kui sa käes hoiad, siis tegelikult pöial on täpselt siin üleval niimoodi mõnusasti liikvel ja saad kohe teised näpud on kaamera ees, eks ole, nagu jah, aga põhimõtteliselt see toimib. Kui nüüd telefon käib, eks ole, siis ausalt öeldes siis ma ei tea, kas sellest ribast nüüd on väga palju kasu või ei ole. Tegelikult on lihtsalt mingid konkreetsed äpid, mis siis kasutavad seda riba ära, ehk et siin neid äppe on muidugi vähe, et me teame, et nüüd Spotify teeb seda, loomulikult me kumbki ei kasuta seda, kuna me kas just loomulikult, aga kahjuks peame tunnistama, ei ole praegu kontot, et siis ilmuvad siia esitajad, nagu näha, siin on see Flipboardi äpp, see kuvab siia mingi lebasel põhjusel ilusaid värve. Mida ei saa kasutada? Jah, aga näiteks kui panna tööle mingi muu äpp, kas või meili äpp, siis ausalt öeldes... See on lihtsalt mingi kiri on. Siin on kiri, kus hetkel me saame lugeda, et see on üks ilgelt lahe kumer ekraanis. Mida ilmselt kaameras väga hästi näha ei ole, aga see tõesti on lihtsalt, võtta kui hea on, sa saad kasutada seda mingi teksti näitamiseks, mida sa muidu ei saa näidata. Jah, et kui keegi tahab midagi küsida, mul on sõnum, ma seda siia kirjutada. Ja tegelikult saab siis niivõrd, kuivõrd seda ekraaniserva siis ise konfigureerida, siin all on tegelikult selle ekraaniserva settingud, ma ei saa aru, miks mul need asjad ei avane. Okay. Siis siit võib nagu valida nii-öelda halda paneele ja siis on siin nagu näha neid, see valik on, siia saab igasuguseid asju panna oma mingid sammu lugemisi ja tervisenõuandeid ja neid saab ka muide kas alla laadida, neid paneele, neid on siis erinevaid, eks ole. Ma saan aru, et sa oled tegelenud ka suuremat sorti häkkimisega nagu selles mõttes telefoni menüüs, et sa oled pannud öökella endale päeval näitama kogu aeg kelle, sest see on nagu äge. Tahtsin sinna jõuda, et siin on öökell. Öökell on selline asi, mille saab siis panna täpselt 12 tunniks, mitte kauem. Kahjuks, need maksimaalne keskust, mul siin ütleb ka, või kestvus on 12 tundi, on ületatud, kauemaks ma ei saa panna ja aga kuna mulle väga meeldib, et on kellaaeg ja olgem ausad, tegelikult ma seda kellaaega nagu päeval nagu väga ei vaata, või tähendab öösel väga ei vaata, sest öösel ma enamasti magan, siis ma panin selle hoopis päevaks 12 tunniks ja siis, kui telefon välja lülitada, siis ta näitab siin ekraani kumera serva peal kogu aeg öökella. Ilmselt ei taba hästi kaamera silma, aga tõesti siin on näha nagu siis mingi ilmakraadid, eks ole, kell ja siis kuupäev. Mõeldud on see, siis nagu nimi ütleb öökell, et te paned selle öökapi peale ja siis öö läbi seal on magada, vaadata seda kella, aga mulle tundus palju ägedam on, kui see kell on siin päeval ja loomulikult keegi ei keela ju seda kogu aeg seda 12 tundi ümber tõsta, et hommik algab sellega, et sööte võileiba ja siis panete öökella omale päevakellaks ja vastupidi. Aga jah, et miks mitte nagu juba tootjalt endalt pakkuda sellist lahendust, et juba võiks ka olla selline kellaaeg juures. Jah, ja samas muidugi käima pannes ma praegu mõtlen, et mulle väga meeldib topeltpuudutus ja mulle isegi meeldiks, kas ma siia saaks teha topeltpuudutus, et oleme ausad, et see silitamine on nagu suhteliselt tüütu protsess, siis see võtab aega ja nüüd ma siis avan siit mingi asja ja kui ma lõpuks siis selle nagu lahti teen. Siis tegelikult sa oleks jõudnud seda juba välkkiirusel kõik juba teistmoodi. Siis ma saan ta lõpuks siit lahti, et jah, natukene on siin virisemisruum isegi pehmelduses rohkem kui natukene ja samal ajal aga selle riba funktsionaalsus siin teab, mis ei ole, aga teistpidi on tore, et Samsung sellise asjaga ikkagi eksperimenteerib, toob mingeid uusi mõtteid välja. Ja suudab seda ka nagu müüa, et nüüd alguses tegi ühe nurga ja nüüd tuli välja, et tegi 2 sellist nurga. Iseasi on palju ta seda müüa suudab, sest see konkreetne telefon peaks maksma 800 €, et see on 800, aga see uus, mis oli 1050, eks ole. Jah, aga seal oli mõlemad edžid. Ma ütlen seda veel kord, 1050. See tundub ikkagi ebareaalne juba, et me oleme jõudnud jälle sinna maani. Ja see on 800, ma isegi praegu ei tea peast palju maksab tavaline nõut. Kindlasti maksab ta mingi paarsada eurot vähem. Tavaline nõut põhimõtteliselt. Põhimõtteliselt ongi tavaline nõut, aga siin on see lisaekraan ja samas, kui te olete Samsungi austaja, siis andke minna, et see ei ole üldse halb telefon tegelikult, et funktsioon on palju, et mulle pigem meenutab see asi natukene, kuidas seda öelda, et sellist võib-olla sellist putkat, kus müüakse sardelli, kleepekaid ja autorehve on ju, et siin on nagu kõik olemas ja need asjad on natuke kokku pandud ka niimoodi, et ühe akna peal on nagu üks kleepekas, teise peal on teine, et siit ongi kohe hea jõuda meie järgmise saate külalise juurde, kus on nagu väga võib-olla selline stiilsem ülesehitus. Kes ei tea, mis asi on Miisu, see karp on natukene saanud kannatada, aga ma võtan selle karbi lahti,
siis siit avaneb nagu üsna selline, ütleme nii, et kaubanduslik pilt. No mina näen siin konkreetselt Apple'i laadijat. Ma isegi vaatan, mul praegu Apple laeb, iPad siin ja on täpselt samasugune laadija. Ja siis isegi juhe on natukene sarnane, eks ole. No, pehmelt öeldes küll, ja isegi võiks öelda, et värv on väga sarnane. Värv on väga sarnane. Nii, ja nüüd, kui ma teen selle karbi lahti, eks ole, siis on näed must telefon siin sees, rasvase ekraaniga. No selleks on meil lapp, saates loomulikult. Aga, et millega tegu on? Tegu on sellise Hiina tootjaga, mida võiks arvata, et alles saabus turule. Selle tootja kohta võiks nii öelda, et mina arvasingi, et saabus alles turule, et ja just tegin suuri väiteid ja muid sõnu sel teemal, et kohe tuleb tühjast kohast esimene telefon ja näeb välja täpselt nagu Apple ja mitte üldse halb, et laua peal näeb see telefon. Ma ütlesin ka seda isegi digitunnis, et kui ma nägin seda esimest korda seal, ta näeb välja hea. Ta näeb laua peal teiste telefonide kõrval välja, võtame siin kas või selle sama Edge'i paneme kõrvale, siis ta näeb tegelikult väga minimalistlik, väga selline. Ei ole mingit kirju. Ei ole logo kirja, see on esimene asi, mille peale ma hakkan alati kohe kisama, kui ma näen sellist läikivat logo, seda siin ei ole ja tõesti näeb hea välja. Küll aga nii kui ma võtsin ta kätte, ta nagu nii hea enam ei tundunud, et see tagakülg muide, see tagakülg, ta muidugi siin, ta ei ole nagu hea plastik, ta on nagu natuke selline. Okei, jah, palun. Selles mõttes, et kuidas kellegile käes vähemalt kumerad servad on ja metallist äär on ja kõik see asi nagu püsib üsna hästi käes. Ja ei ole mingi uus tulija turul tegelikult, Glenn, ma pean siin tarima selles mõttes. No oleneb turust ilmselt kusagil seal Masala piirkonnas. Et Hiina maal tegelikult on Meisul kokku 600 poodi. Päris suur kett, neil 2000 töötajat. Nad alustasid tegelikult üldsegi mingisuguste MP3 mängijatega. Hiina mõistis 2000 vist on nagu umbes sama, nagu meil oleks 0,7 töötajat oleks poed. No nagu me 8 teeksime poodi või toodaksime telefoni. Jah, midagi sellist. Aga siiski nad on suutnud vastu pidada ja alustasid 2008 tegelikult telefoni tootmisega. See on siis nagu nimigi võib öelda, et see on 4. generatsioon neil. Okei, see ongi see MX4. MX1 oli see. No umbes nii, jah. Aga nagu räägi sellest asjast, mis see on? See on Android telefon tegelikult. Mina olen näinud välimust, puhtalt välimus on tegelikult äge. Välimus on äge. Aga pean tunnistama, et ka sisu on äge. No nimelt. Ma olen väga skeptiline. Kui ma ütlen sulle, et siin on 20 megapiksline Sony sensor sees. No see on teeb pilti hästi. Ja seegi. Teeb 4K-d. Teeb jah, okei. Tal on Full HD display, mis avaneb niimoodi mõnusalt. Ja ma vaatan, see on nagu äge, et display on Zerost servani. 5 ja natuke peale tolli, 5,3 midagi. Et siin on, eks ole, meil Lumia 930, kus on 5, et ma pakuks, et telefon isegi üldse suurem väga. Praktiliselt sama. Suht sarnane, jah? Et natuke laiem on. Nii, et nad on ikkagi, ja tõesti see esipaneel on väga stiilne, täitsa must. 70% ja natuke peale on siis moodustub ekraan nagu telefoni, selles mõttes pinnast. See on äge. See on nagu tõesti äge ja siin on sees Android 4.4.4, tegelikult ei ole kõige viimane, aga lisaks on siis hiinlased teinud siia oma sellise nagu nägemuse sellest Androidist. See näeb esmapilgul hea välja. Nagu Flume või mis iganes seda nagu hääldatakse. Ehk et see on tõesti nagu päris huvitav lahendus, nagu näha, siin all ei ole Androidilikke nuppe. Edasi, tagasi. Ja on nad pannud siia ühe sellise puutetundliku nupu, ehk et ka siin pealhoides saan panna näiteks ekraani kinni. Ma ei teagi, kasutame seda ebamugavat nuppu siin üleval, eks ole, mis kuhu ei jõua näpuga hästi. No see on nagu üleval muidu, jah. Just, et avan näpuga siit ekraani. Topeltpuudutus, jah. Aga samal ajal seda nuppu, seda puutenuppu ma kuidagi nagu lahti ei saa. Ei saa vähemalt, jah. Et seda saab ka siis niimoodi topeltpuudutusega kinni panna, aga see ma avastasin ka, et kui näpu peal hoidad, läheb ta otse siis ükskõik mis menüüst välja ja ilusti kinni. Sees on väga minu arust nagu hea lähenemine, tundub natukene selline nagu native Android või kuidagi selline päris Androidi lähenemine. Jah, ma kes ole siinkohal tookski nagu, kuidas ei tohi teha telefoni, ongi see, et enam värvilisemat ja lillamat ekraani lihtsalt on võimatu välja mõelda ja muideks Samsung väitis, et uuel S6 on meil 50% kõik värvilisem, nii et ma ei tea, mis saab. Et siin on väga stiilne see. Nad on seda pikalt arendanud, seda oma nagu sellist menüüstruktuuri siin, need on päris hästi välja tulnud ja siin on üsna nagu nutikaid asju sees, et mulle ausatades ma pean tunnistama, meeldib see lähenemine, kus asjad on selged. Miinusena muidugi peab siin välja tooma seda, et eesti keel on siin küll sees, aga eesti inimene, kes seda ostab, peab nagu arvestama sellega, et ta vahepeal peab lugema ingliskeelseid asju ja vahepeal peab lugema asju, millest ta ei saagi aru, ehk et need võivadki olla täiesti hieroglüüfid, nagu, et siin selle nagu keele tõlkimisega on nagu natukene ikkagist mööda pandud. Aga settingute osa väga minu arust aru saada, polegi keelt vaja teada, saad lihtsalt klikata kuskile peale ja juba oledki õiges menüüs. Aga kuidas ma siis, Androidis kõik inimesed tahavad tagasi minna, kuidas see lähevad tagasi?
nägid, siia alla nad on pannud ühe nupu, et siia riba peale tegelikult tekivad siis erinevad ikoonid, kui sa satud kuskile. Ja ma näitan sulle siit näiteks sellist asja nagu siis kontakti otsing on. Siin on nad nagu selle asja nagu eriti hästi lahendanud. Erinevaid funktsioone siia juurde pannud. Kuidas ma leidsin selle? No põhimõtteliselt ma näengi, et see alumine riba moodustab niisuguse nupuriba nagu nüüd. Igas menüüst on ta erinev, siis on võimalik see asju juurde panna. Mis ma panin tähele, mis on tegelikult võib-olla kultuuriliselt nagu siis paika pandud, on see, et kui sa kirjutad midagi ja sa oled harjunud panema sulgudesse midagi, siis ühe nupu all on nagu 2 sulumärki. Ehk et kui ma hakkan midagi kirjutama, siis põhimõtteliselt juhtub see asi, et pannakse korraga 2 sulgu. Ma nüüd siia suudaksin seda näidata, eks ole, ma teen selle uue... Ma saan teid aru, mis mõtled, see kiri läheb sinna vahele. Just, kiri läheb vahele, aga esialgu on jumala raske nagu sellega harjuda, et paned kõigepealt sulud ja siis kirjutan siia Glen sisse näiteks. Ja siis lähen edasi. Et sa ei pea 2 korda valima seda sulgu, muidu mis tavaliselt on. Et näiteks sellised kultuurilised erinevused, et inimesed on mõelnud asjade peale. Lisaks on siin kihti tarkvara sisse pandud, juba igasugused security centrid, klikkan siia, vaatan palju, mul on mingit chunki, kustutan kohe ära ja kõike muud. Üldiselt on nad päris hästi selle Flume'iga hakkama saanud ja kõik asjad toimivad ja põhjusega toimivad, sest siin sees tegelikult on ju Mediateki 8 siis, ma ei tea, kuidas ma ütlen, korega siis nagu tuumaga protsessor. No selle Mediateki koha pealt on siin palju nagu kuidagi skeptitsismi just, et ega ta on natukene selline, ta ei ole selline nagu arvutite puhul i5-i7 protsessorid, telefonide puhul ta on võib-olla selline pigem nagu ka mitte nii hea, eks ole. No vanasti oli nagu Intel ja AMD oli vanasti. Just, mingi niuke võrdlus võib olla, aga peab tunnistama, et kõik asjad töötavad ime hästi, 2 giga on RAM-i, kõik näited on nii põhjas, kui minu arust olla saavad. Nii, et sa kiidad, jah, ütleme nii, kiidad seda telefoni, ta on Eestis müügil. Ei, aga ütleme ausalt. Eestis müügil. Eestis müügil ja miks ma ütlengi, et palju 800 või? Jah. No... 2 korda vähem. Kui ma isegi 2 korda vähem hinnaga müüksin seda sulle, siis ma võiksin 50 eurot vahelt. Nii et 350 euroga saad endale väga normaalse telefoni, kus on ka juba 32 giga RAM. Nii et näed, hiinlased tulevad, lähevad isegi koreaalastest mööda ja midagi veel teha. Ja need, kes ütlevad, et alloo, miks te teete järgi nagu mingit telefone, siis mina ütlen seda, et järelikult on hea telefon, mida järgi teha. See kõlas nagu nii filosoofiliselt, ma ei saagi täpselt aru, et kas on nagu hea telefon, mida teha järgi seda, nagu järgi teha telefoni, aga igal juhul ärme seda lahti mõtesta. Ma arvan, et las see jääbki meie saadet lõpetama see lause just nimelt. See oli väga hea lause.